Täna pärastlõunal toimus Brüsselis Euroopa Parlamendi lahkuva välisasjade komisjoni viimane istung. See puudutas Iraani teemat ja see oli võib-olla sümboolne, sest ta ühendas nii väliskomisjoni lahkuvad liikmed kui ka uuesti valitud liikmed. See oli parlamendi algatus, kuhu olid kutsutud Iraani võimude esindajad, kes aga ei ilmunud, ning nii osutus peakõnelejaks tuntud Iraani filmirežissöör Makmal Baf, kes on ise ligemale 5 aastat veetnud Iraani diktatuuri vanglas. Tema sissejuhatus Iraani olukorrast oli väga sümboolne. Ta võrdles olukorda röövitud lennukiga ja esitas küsimuse, kelle poolt on Euroopa, kas röövijate pool või pantvangide pool, kelleks on kogu Iraani rahvas. See kujuneski pika ja väga osavõtjate rohke diskussiooni peamiseks teemaks. Küsimus oli selles, ka mina väljendasin oma seisukohta seal, kas nüüd, kui olukord Iraanis on oluliselt muutunud, kui ilmselt rahva enamus on aktiivselt astunud diktatuuri vastu, siis nüüd peaks muutuma ka Euroopa Liidu reaktsioon Iraanile. Ja ei ole piisav enam sellest, kui me väljendame traditsiooniliselt oma muret, avaldame protesti valimiste võltsimise või vägivalla vastu, kutsume võime üles loobuma sellest. Teatavasti me tunneme seda diktatuuri ja diktatuur on nagu ta ikka on. Ta ei muuda oma käitumist protestide tõttu. Sellepärast vajame kindlasti uut lähenemist. Ja diskussioon koondus 3 teema ümber. Esiteks, uued valimised, kas need on mõttekad, arvestades seda, et režiim sõelus ka senised kandidaadid rangelt läbi, kandidaatide esitamine ei olnud vaba. Vastuargument, mis tundub veenev, oli siiski see, et valimiste uus korraldamine oleks selge umbusaldusavaldus president Ahmadinejadile ja teda toetavale grupile. Teiseks, kui ja milline alternatiiv on peamine opositsioonikandidaat, endine peaminister Musavi. Tal on heidetud ette ilmselt põhjusega, et tema peaministriks oleku ajal hukati mitu tuhat inimest, et tema valitsus korraldas terroriataki, pommirünnaku Mekkas omal ajal. Kõik see on õige, aga samal ajal väljendab opositsioonikandidaadi olemasolu sügavat killustumist ja sügavat lõhet režiimi enda juhtkonnas. Ja kindlasti peab opositsiooni liider tulema Iraani seest, mitte väljast. 3. küsimus, mida arutati, oli sanktsioonid. Esitasin ise vajaduse sanktsioonidest vähemalt piirata Iraani juhtivate tegelaste visiite välismaale, kutsuda näiteks kas või ajutise žestina tagasi Euroopa Liidu suursaadikud, mitte katkestades diplomaatilisi suhteid ja lõpetades ka kuni vabade valimisteni majanduslikud kontaktid, vähemalt oluliselt neid piirates. Küsimus ei ole ju mitte selles, et see kahjustab Iraani rahvast. Iga diktatuur kahjustab kõigepealt oma rahva majanduslikku olukorda ja seda möönis ka opositsioonikandidaat ise. Diskussioon lõppes tegelikult sellega, et Euroopa Liit peab reageerima teisiti. Tõsi, sanktsioonide osas valitses nagu tavaliselt laiaulatuslikud eriarvamused, kuid oli huvitav, et üks sotsialistlik parlamendisaadik tõi näite, et seal, kus sanktsioonid tõesti mõjusid, see oli Lõuna-Aafrika, tingimusel, et seal oli tugev sisemine opositsioon. Aga just seda saame praegu Iraani puhul nimetada ja tõdeda. Arutelu jätkub tuleval nädalal Strasbourgi täisistungil, kuid võib öelda, et Euroopa Parlament võttis esimese võimaluse ja kasutas seda hästi, et avaldada oma seisukohta ja solidaarsust Iraani rahvaga,
keda tema režiim on tõepoolest pantvangiks võtnud.